Tõesti erakorraline uudis Lähis-Idast. Araabia Ühendemiraadid on siiski astunud Iraani vastu avatud sõtta. Täna sai teatavaks, et kõige rohkem kannatasid Iraani rünnakute all USA ja Iisraeli algatatud sõjas Araabia Ühendemiraadid, kes nüüd ise on hakanud Iraani pommitama. Emiraatidel on kaasaegsed relvajõud, hästi varustatud luuresüsteemid ja lääne päritolu hävitajad, sealhulgas Prantsuse Mirage ja Ameerika F-16. Ja nüüd on emiraadid valmis kasutama kogu seda relvastust oma majandushuvide kaitsmiseks ja kasvava mõju tugevdamiseks Lähis-Idas, eriti pärast riigi lahkumist OPEC-i kartellist. Ja veel üks meeldetuletus. Just emiraadid on praegu Iisraeli ja USA lähimad liitlased selles piirkonnas. Lisaks olid just emiraadid esimesed, kes teatasid, et on valmis saatma oma laevastiku Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks. Üldiselt emiraadid koguvad jõudu ja nii palju, et on juba hakanud Iraani avalikult pommitama. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal ja pange videole like. Kirjutage oma kommentaar selle video alla ja tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii, nagu täna teada saadi, hakkasid Araabia Ühendemiraadid ise Iraani pommitama, astudes sisuliselt sellesse sõtta. Wall Street Journal kirjutab, et emiraatidel on kaasaegsed relvajõud, mis on hästi varustatud luuresüsteemide ja lääne päritolu hävitajatega, sealhulgas Prantsuse Mirage'id ja Ameerika F-16D. Ja veel, emiraadid said Iisraelilt tuletan meelde õhutõrjesüsteemid, raudkupli. Lisaks on emiraadid varem teatanud, et nad on valmis saatma oma sõjalaevastiku Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks. Kuid lõpuks andsid emiraadid esimese löögi siiski õhust. Nagu kirjutab väljaanne Wall Street Journal, vähendasid Iisraeli ja Ameerika vägede poolt Iraani õhutõrjesüsteemide hävitamine oluliselt riskitaset emiraatide jaoks. Nende rünnakute hulka, mida varem ametlikult ei kinnitatud, kuulus ka 8. aprillil toimunud löök naftatöötlemistehasele Iraani Lavani saarel Pärsia lahes. Tollal põhjustas see rünnak suurima tulekahju ja viis suure osa tehase võimsusest rivist välja vähemalt mitmeks kuuks. Just siis ameeriklased ja iisraellased vihjasid, et see pole nende töö. Täna selgus, et selle taga olid Araabia Ühendemiraadid. USA ei tervitanud avalikult selliseid rünnakuid, mida viisid läbi emiraadid, kuid kiidaksid heaks sarnase tegevusega teistelt Pärsia lahe riikidelt. Aga teised riigid vaikivad millegipärast. Seal ainult Katar justkui ründas samuti Iraani territooriumi, kuid väga piiratud ulatuses. Emiraatide välisministeerium keeldus operatsioone kommenteerimast, kuid viitas varasematele avaldustele, milles rõhutas riigi õigust reageerida, sealhulgas sõjaliste vahenditega, vaenulikele tegevustele. Praeguse konflikti käigus on Araabia Ühendemiraadid saanud Iraani rünnakute sihtmärgiks. Iraan on tulistanud emiraatide pihta üle 2800 raketi ja drooni rohkem kui ühegi teise riigi pihta piirkonnas, sealhulgas muide ka Iisraeli. Ja nüüd on Araabia riigi astumine sõtta Iraani vastu väga tähtis sündmus. Nüüd püüab Teheran veelgi rohkem kiilu lüüa emiraatide ja teiste Pärsia lahe Araabia riikide vahele, kes püüavad olla vahendajad konflikti lahendamisel. Kuid emiraadid on selgelt otsustanud ajada oma eraldi poliitikat ülejäänud Pärsia lahe riikidest. Tuletan meelde, et varem lahkusid emiraadid OPEC-i ja OPEC plus kartellidest. Juba 1. mail sai teatavaks ja ilmselgeks, et Abu Dhabi on lõplikult valinud täieliku suveräänsuse tee. Loobudes kollektiivsetest piirangutest. Asi on selles, et piirkonna konflikt seadis ohtu ekspordi läbi Hormuzi väina. Emiraadid on investeerinud $10 miljardeid nafta tootmisvõimsuse suurendamisse kuni 5 miljoni barrelini päevas. Aga sellises mahus nad ei saanud toota isegi siis, kui Hormuzi väin oli avatud, sest OPEC kehtestas oma piirangud. OPEC-is püsimine ja kvootide järgimine tähendab nende jaoks nüüd raha kaotamist. Raha, mida on hädasti vaja riigikaitseks ja majanduse toimimiseks blokaadi tingimustes. Lisaks toimub siin ka võitlus liidripositsiooni pärast piirkonnas. See tähendab, et emiraatides saadakse suurepäraselt aru, et selle sõja lõppedes peab keegi võtma liidripositsiooni.
Emiraatide juhi Muhammed bin Saidi ja Saudi Araabia troonipärija Muhammed bin Salmani vahel on juba kogunenud kriitilised vastuolud. Abu Dhabi, nagu nad ise väidavad, ei taha enam maksta Saudi Araabia liidrirolli eest OPEC-is, piirates kunstlikult oma tootmist, samal ajal kui Saudi Araabia ajab oma enda ambitsioone, sealhulgas ka selles sõjas. Sest Saudi araablased suutsid siiski oma nafta ekspordi ümber suunata mööda minnes Hormuzi väinast. Nad pumpavad seal oma naftat torujuhtme kaudu teisele rannikule Punase mere ääres ja sealt ekspordivad juba naftat üle maailma. Aga Emiraadid ei suutnud seda teha. Ja Emiraadid on põhimõtteliselt vihjanud Saudi Araabiale, et kui me oleme ühes kartellis, kui me oleme liitlased, siis äkki te aitate meid ka kuidagi. Näiteks aitaksite Iraaniga asju klaarida. Selle peale vihjasid Saudi araablased, et kuulge, meie lahendasime oma probleemi ära. Meil on ükskõik, teie lahendage oma probleem ise. Teisest küljest püüavad Emiraadid muutuda naftariigist ülemaailmseks finants- ja logistikakeskuseks. Kvootidest vabadus võimaldab neil paindlikult naftaga kaubelda. Seda kasutatakse vahendina investeeringute meevitamiseks oma suveräänsetesse fondidesse. Aga enne kui nad saavad seda kõike ellu viia, tuleb loomulikult vabaneda Iraani ohust. Ja just Araabia Ühendemiraadid kutsusid kogu sõja vältel lõpuks ka piirkondlikke mängijaid Iraanile vastu astuma, kuid kõik teised vaikisid. Seetõttu asusid Araabia Ühendemiraadid nende poolele, kes ei vaikinud. Teada Iisraeli õhutõrjesüsteemide paigutamisest Araabia Ühendemiraatidesse. Ajalugu. Emiraatide ja Iisraeli luureteenistuste koostöö kinnitab tugeva Iraani vastase telje kujunemist. Emiraadid ei peitu enam USA selja taha, vaid muutuvad iseseisvaks sõjaliseks mängijaks. Seetõttu on järeldus siin üsna kõnekas. Esiteks, ühe võtmemängija lahkumine ja Emiraadid olid siiski kolmandad naftakartellis, muudab OPEC-i vähem tõhusaks hinnakontrolli instrumendiks. Ja siin märgin ma ära, et see on täiesti kasulik Ameerika Ühendriikidele ja lääneriikidele, sest eksportijate ühtsus on lõhutud. Teiseks, ühtse Pärsia lahe monarhiate ploki asemel näeme nüüd kahte jõukeskust. See on Saudi Araabia, kes tasakaalustab USA, Hiina ja Venemaa vahel, ehk siis tal on kõikjal sõbrad. Ja Teine jõukeskus on nüüd Araabia Ühendemiraadid, kes panustavad tugevale liidule Washingtoniga. Neid ühendavad Washington ja Iisrael. Küsimus, keda Ameerika Ühendriigid rohkem toetavad, on minu arvates endiselt lahtine. Aga edasi läheb veel huvitavamaks, sest pärast selle konflikti aktiivse faasi lõppu võivad Emiraadid, mis ei ole seotud OPEC-i kohustustega, paisata turule lihtsalt miljoneid naftabarreleid. See võib hinnad kokku kukutada ja anda löögi teistele eksportijatele, sealhulgas loomulikult Venemaale ja Saudi Araabiale. Ja muide, Trumpil oleks Emiraatide selline käik väga kasulik. Ta ju ütleb, et pärast sõda hinnad langevad. Just Emiraadid võivad selle hinnalanguse korraldada, nii et Emiraadid pole enam lihtsalt pealtvaataja, vaid aktiivne sõjaosaline. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Ja sõbrad, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt. Iga annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil saate toetada. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head. Jätkub.